Tere kõikidele Valga haigla taskuhäälingu Piirilinna tervisejutud kuulajatele. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on mul rõõm tervitada stuudios Tiina Tuhkaneni, kes on meie haigla õendus- ja patsiendi kogemuse juht, vaimse tervise nõustaja. Tere tulemast! Tere! Meie räägime täna sõltuvusprobleemidest. Missugused on siis need mured, millega sellisel puhul võiks sinu juurde pöörduda, et abi saada? Sõltuvusprobleeme on erinevaid. Minu juures vastuvõtul käivad peamiselt alkoholi tarvitajad, nikotiinitoodete tarvitajad, kes soovivad loobuda. Ja samuti ka erinevad sellised söömiskäitumise probleemid, et kas liigsöömist või mõned inimesed ei söö üldse midagi. Tänapäeva ühiskonnas väga levinud ka narkootikumidest loobumise nõustamist ma otseselt ei tee, aga samas kui on segatarvitamisega juhtumid, siis ikkagi ma nõustan neid inimesi, et narkootikumidest loobumise nõustamisega tegelevad rohkem Viljandi, Tartu, et sealt saaks võib-olla rohkem sellist sisulist tuge. Mida tähendab segatarvitamine? Segatarvitamine on siis tarvitamine, kus kasutatakse erinevaid aineid, näiteks ongi alkoholi liigtarvitamine ja narkootikumide kuritarvitamine. Või siis ka mingite muude ainete, et kes mida siis kasutab. Sõltuvusprobleemi tunnistamine eeskätt iseendale on vist päris julge samm, sellepärast et sõltlased pahatihti ei taha seda teha. Selle probleemi tunnistamine on juba pool võitu paranemise teekonnal. Kui inimene ei ole veel päris kindel, et kas tal on probleem või mitte, et ta lihtsalt kuidagi mingites olukordades kipub tarvitama, kui lähedased või mingisugused tuttavad või perearst pöörab tähelepanu, et võiks ehk minna nõustaja juurde, siis kindlasti tasuks vastuvõtule tulla, sest mõnikord inimene ise ei näe nii hästi enda sellist käitumismustrit ja kõrvalt vaatajad võivad kogeda seda kuidagi paremini teinekord. Kui alguses isegi inimene aru ei saa, kas tal on see probleemkoht või mitte, me saame arutada neid teemasid, kaardistada, kui palju tarvitamist nädala jooksul ette tuleb, mis olukordades seda tehakse, mis koguses ja kas on siis seda segatarvitamist või tarvitatakse ühte ainet. Ja sageli selle vestluse käigus inimene ise juba näeb ära, et kas see tarvitamine on nagu liiga suur ja vajaks mingisugust muutust või siis on selline ohutu nii-öelda, et natukene vahepeal. Mis hetkest hakkab sõltuvus? Sellist päris turvalist kogust ainete tarvitamisele ei ole. Sõltuvusele viitab asjaolu, et inimene ei suuda oma tarvitamist kontrollida ja tal on vajadus selle aine järele. Need kogused suurenevad aja jooksul ja sagedus tiheneb. Et ta enam ei anna nagu endale ka lõpuks aru, et see tarvitamine on väga suureks läinud või see kuidagi juhtub nii loomulikult samm haaval, et raske on kontrollida ja see tung ainet tarvitada ajas järjest suureneb. Et sellest võiks nagu juba arvata, et tegu on sõltuvusega. Kui palju juhtub sinu praktikas seda, et inimene on kuidagi tulnud sinu juurde või teda on toodud, tal on konkreetne sõltuvus, aga ta ei hakka seda mitte kunagi tunnistama? Selliseid juhtumeid on alati ja need juhtumid jäävad, et mõned hakkavad tunnistama, mõned ei hakka. Isegi kui inimene tunnistab seda, siis järgmine küsimus on, kas ta on valmis selle teemaga tegelema. Et mõnikord jääb asi selle taha, et inimene küll saab aru probleemist, aga ta ei ole valmis sellega tegelema ja ta lihtsalt ütleb, et mind kas ei huvita hetkel see teema või mul ei ole piisavalt energiat, et sellega tegeleda. Mingisugused muud põhjendused või siis on see üks põhjendus, mis tuuakse keskkond, et kui ma olen sõprade keskel, kes kõik tarvitavad, et kuidas saab see olla võimalik, et mina siis seal seltskonnas ei tarvita. Kui palju sa nõustud selle arvamusega, et kui sa oled sõltlane, siis see oht, isegi kui sa oled hetkel sinna mäe tippu jõudnud, see oht libastuda on sul kogu elu? Jah, see vastab tõele. Nii tõesti on, kui inimesel on
kas kalduvus sõltuvusprobleemideks või ta ongi olnud selline liigtarvitaja või mingite ainete tarvitaja, isegi kui sellel mingil pikemal perioodil on kõik hästi ja ta suudab toimida, ta ei tarvita, siis see oht ja risk on alati kõrge ja seda ma räägin ka vastuvõttude ajal ja selgitan, et see ei kao ära. Ja seepärast tuleb tegeleda ka teemadega näiteks, et kui mul on elus kriisiolukorrad, mingid raskused või erinevad sellised kitsaskohad, kui tekivad elus, kus tavaliselt varasemalt oli käitumusmustriks alkoholi tarvitamine, näiteks kui me räägime alkoholist, et kaine peaga sellised teemad nagu läbi mõelda koos, läbi arutada, kas või korduvalt seda teha, et kui ühel hetkel see olukord kätte jõuab, et tal kuskil mälus hoopis on olemas see hädaabiplaan, mis variante veel on, et ennast aidata või kust abi otsida, et ta ei kukuks uuesti sinna samasse auku, sest see risk on suur. Miks mõni inimene suudab vabaneda, kas või näiteks suitsetamisest hetkega? Lihtsalt see viimane sigaret jääbki viimaseks ja nii on. Ja teine proovib ja proovib, alustab, tal isegi on see tahe olemas. Aga ta ikka ja jälle langeb tagasi. Siin võib olla erinevaid põhjuseid, et võib olla selline hetkeseisund näiteks, et kui alustada, kui on aeg õige ja inimesel on sellist energiat ja jõudu ja teotahet, et seda teha, motivatsiooni ja võimalust, siis need väljavaated on alati paremad. Kui inimene ise on liimist lahti või sellises kriisiolukorras, et siis on see tunduvalt keerulisem, sest mingil moel on see saanud nagu harjumuspäraseks eneseabiviisiks tema jaoks, mis on kergesti kättesaadav. Ja muidugi on ka ikkagi isikuomadused ja mingisugune selline eelsoodumus, et kuidas et osadel inimestel on nagu kergem mingit protsesse läbida, et teistel inimestel on niimoodi, et nad peavad väga palju vaeva nägema ja pingutama. Ja seetõttu ma üritan ka olla väga leplik ja mõistlik, et ma ei lahterda mitte kunagi või ma ei pane nagu inimesi ühte kasti, selles mõttes ühte kasti, et vot, et kui üks, et sa pead suutma või saama või kui üks suudab maha jätta ühe päevaga, siis miks sina ei suuda maha jätta või mis iganes, selliseid kommentaare ma ei tee mitte kunagi, sest et see võtab igasuguse motivatsiooni maha ja võib-olla selle inimese jaoks ongi see protsess, et see peabki tema jaoks niimoodi olema, et see on näiteks 2 aastat või mis iganes periood see siis on, et lihtsalt mina sisestan seda, et ära anna alla või kui näiteks juhtubki, et see tagasilangus tekib, siis me alustame lihtsalt otsast peale. See ei ole maailma lõpp. Sa oled väga tubli, et sa tegid selle sammu ja sa proovisid. Ja iga järgnev kord on kergem ja ühel hetkel see jääb pidama. Et ei pea üldse ennast nagu halvasti tundma sellest, kui esimese korraga ei tule välja. Me lihtsalt alustame uuesti. Kas siin ei ole koht, et võib tekkida kuklas selline teadmine, et ma võin eksida, ma võin korduvalt eksida ja see on nagu selline libe tee? Väga hea küsimus. Kes kuidas tõlgendab? Et ma olengi üritanud samas ka sinna selle sama jutu jätkuks öelda, et see ei ole põhjendus valesti tegemiseks. Teadlikult, et ma põhjendan ennast sellega, et mul ongi õigus eksida. Meil kõikidel on õigus eksida selles mõttes, et see ei tee meist nagu halvemat inimest, aga reaalselt muutust pidev selline enda välja vabandamine esile kutsuda ei saa, et see on iga inimese enda vastutus, et võtta see asi ette, hakata sellega tegelema, kaardistada ära näiteks, et miks ma seda teen, tuletada endale meelde, ma teen seda sellepärast, et ma tahan olla tervem, ma tahan oma pereliikmetega paremini läbi saada, mul on paremad töövõimalused ja nii edasi. Et kui tema jaoks on selge, et miks ta seda teeb ja selge see, et ta teeb seda iseenda jaoks ja vabanduste otsimine ja aita teda edasi, siis tegelikkuses
nad tulevad jälle koostööle. Missugune on siiani olnud sinu patsientide kõige edukam nipp ükskõik mis sõltuvusprobleemist vabanemisel, mida nad on ise sulle võib-olla öelnud või kuulnud või mis võib-olla aitab ka meie kuulajaid? Mul meenub praegu selle küsimusega seoses üks väga põnev seik. Ja see nimelt järgnevad, kui me otsisime ühe meesterahvaga mingisuguseid toetavaid tegevusi, millele ta võiks tähelepanu pöörata või mida tegema hakata. Ja küsisin temaga enda käest sisendit ilma et ma ise oma arvamust peale suruks. Ja mida see meesterahvas hakkas siis tegema? Ta hakkas heegeldama. Mina elu sees ei oleks osanud sellist asja välja pakkuda. Mõtlen, see on väga armas ja mõtlengi, et ei ole olemas, et need on naiste asjad ja need on meeste asjad. Mõni naine läheb välja, lõhub puid ja see mõjub talle super hästi. Tema selline ärevus läheb alla, see tung ainet tarvitada kaob ära, sest et ta on nii omas elemendis, ta teeb seda asja, mis talle meeldib teha. Ja sellele meesterahvale meeldis heegeldada ja ta hakkaski heegeldama ja ta ütles, et see aitab teda. Ja mina ütlesin tuult tiibadesse, et kui see sulle sobib ja meeldib, siis anna ainult minna. Aitäh Tiina Tuhkanen tänase vestluse eest, aitäh kõikidele kuulajatele, uus teema jälle uuel nädalal. Aitäh!